väljas on mõnusalt sügisene, vihma sajab, külm ja rõve ja mudane on, aga kuuriprojekt ootab tegemist ja täna meisterdame kuuride ukse. Ma tulin deposse, et osta juurde 2 50x50 plussi. Ja hea nipp lihtsalt Panterli ostes on see, et kui siit otsast vaadata, siis saab kontrollida seda sirgsust. Et oleneb, mida sa ehitad. Minul ukse puhul on tähtis, et materjalist võimalikult sirge, nii et ma valisin omale siit 3 sirgemat välja ja sammu nendega kassa poole. Ma täpselt tea, kuidas ma need asjad koju viin, aga proovime. Prussidega pole nagu probleemi, ma ei tea, mis selle paneelidega saab. No õnneks Tartusse ei sõida, nii et äkki peab vastu. Koju ma need asjadega igatahes jõudsin. Nüüd enne kui ma saan selle kuuri uksega pihta hakata, ma pean seda aeda seal maja taga veits veel lammutama, et sealt see laudise materjal kätte saada ja ma tõin omale siis depos 2 aiapaneeli. Mul tuleb pikas plaanis sinna taha terve uus aed, raudteele nõks lähemale sellest aiapaneelist, aga hetkel ma panen ainult 2 paneeli sinna laudade asemele. Muide, kes video esimest osa näinud ei ole, kus ma seda varjualuse ehitamist alustasin, siis minge kindlasti vaadake esimest osa. Nüüd aga aia lammutasin ära, materjalid asjasin juba sinna varjualuse kõrvale ja ma panen need aiapaneelid ajutiselt paika. Ja nende paigaldamiseks ma kasutan praegu lihtsalt kruve ja seibe, mis ei ole kindlasti mitte nagu korrektne ja ilus lahendus. Aga nagu ma ütlesin, siis pikas perspektiivis meil tuleb see aed sinna selle naabrite putka nurgaga kuskile sinna. Kasest natuke sinnapoole. Nüüd esimese asjana ust ehitades tuleks siis loomulikult ära mõõta ukse ava. Minu puhul on niimoodi, et see ukse hakkab mul istuma siin sees, selle ja selle posti vahel. Nii et ma mõõtsin ära kõrguse ja mõõtsin ära laiuse. Võtsin sealt umbes 20 milli maha, et mul jääks igas suunas natuke mänguruumi. Nüüd ma lõikan ta välja ja lasen selle raami kruvidega kokku. Ma lasen ta lihtsalt põhimõtteliselt niimoodi oma vahel kokku. Pikkade kruvidega siis samast alt läbi mingit peent liidet tegema ei hakka, siis tegemist on kuuri ukse raamiga. Ja ma ostsin omale Temust 2 euri eest siukse ägeda Ameerika stiilis täisnurga. Ma ei ole veel kontrollinud, kas ta päriselt täisnurkne ka on 2 euro eest, aga igatahes ma proovin seda kasutada nüüd selle ehituse käigus ja vaatan, kas siis tegemist on nii asjaga, kui Ameerika YouTube'i videotes kiidetakse. Rong tuleb jälle. Sest see rong sõidab jumala harva, aga iga jumala kord, kui ma filmin, siis see rong mööda kihutab. Nüüd, kui see uksekarkass on kokku lastud, siis kõige tähtsam osa sellest uksekarkassist on diagonaal, mis hakkab seda värki püsti hoidma. Selle jaoks, et see diagonaal paika panna, on kõigepealt tarvis välja mõelda, mis pidi see uks avanema hakkab. Minul tuleb see uks siia auku sisse ning loogiliselt võttest hakkab avanema siis nii pidi, sest siis on siit vaba ruum sisse välja käia. Ja nüüd kui see on selge, siis on tähtis panna paika diagonaali suund. Diagonaal peab toetama ukse hinges kaugame olevat ülemist nurka vastu põhimõtteliselt alumist hinge või alumist seda ukse külge, mis on siis vastu seda piita. Ehk siis minu puhul tuleb see diagonaal siia nii pidi. Vastasel korral, kui see diagonaal panna niimoodi, siis see tegelikult ei tööta põhimõtteliselt üldse. Ta töötab küll tõmbele mingil määral, et sealt alt nurk hakkab ära vajuma, sest see külg on hingede küljes. Ja siis, kui sealt see pool hakkab raskusel vajuma, siis siit tõmbab. Aga see tõmbelühendus ei ole nii tugev kui survelühendus. Ehk siis, kui see diagonaal panna õiget pidi ja siis see pool hakkab nüüd ära vajuma, sest ta ripub hingedest eemaleks, siis see ülemine nurk hakkab siis vajutama sinna alla peale ja töötab survel ja põhimõtteliselt seda diagonaali ei ole isegi vaja kinnitada, vaid ta töötab siis ise siin vahel olles. Ma olen näinud ka uksi, kus tehakse niimoodi, et pannakse siia keskele üks vahekaigas, pannakse üks diagonaal ja siit teine diagonaal, aga minu hinnangul see ei anna mitte mingit edu, eriti nii väikese ukse puhul. Sellest ühest diagonaalist peisab täitsa. Ja nüüd selle jaoks, et need lõiked see peale märkida, ma asetasingi selle diagonaali pulga, mis mul siin hakkab ukse sees olema siia alla ja ma märgin lihtsalt pliiatsiga läbi selle ukse raami omale. Lõike kohad ära, ei pea ühtegi nurka mõõtma ega ühtegi pikkust sättima. Kui need nurgad on peale märgitud, siis saab järkamist laseri abil väga mugavalt sättida selle
lõikenurga selle joonega vastavaks ning lõigatagi selle järgi. Nüüd kui ukseraam on valmis, siis saab selle juba hingedele tõsta tegelikult. Ma otsustasin seekord kasutada sellist nagu maja ukse stiilis hinge, ei tea, mis ta päris nimetus on, mantelhing vist, mille saab keskelt pooleks võtta. Selle eesmärk on siis see, et ma saan selle poole panna juba seina külge valmis, seejärel rihtida selle teise poole ukse külge ning siis ukse ette tõsta, nii nagu maja ust ikka ette pannakse. Hingede asukoha ma mõõtsin omale välja selle järgi, et see hing jääks ühe lauaga enam-vähem sama kõrguse peale, sest ta on suhteliselt sama kõrge ning siis mul ei teki olukorda, kui mul see hing jääb nagu kahe laua vahele. Siis kuna ma siit pean ka kuidagi ära täitma selle taguseks, et ühtiks selle ülemise osaga, siis jah, ma proovin siit saada niimoodi, et see laud kattuks selle hingega, siis see osa jääb välja. Ja nüüd teine osa selle hinge paigalduse juures on see, et hing peab olema loodis. Sest kui see hing paigaldada nüüd viltu, näiteks niimoodi, eks, siis need hinged ei tee enam koostööd ülemine ja alumine ning nad hakkavad üksteist takistama. Hingede kinnitamiseks ma kasutan need samu kruve, mis mul sealt tagant selle laudaia küljest ära tulid. Siin olid kaasas ka mingid kruvid, aga need ei tundunud eriti pikkuse poolest sobivat. Mitte, et see uks väga raske oleks, aga kuna mul siin taga ruumi on, siis ma kasutan maksimumpikkust. Kellele meeldib YouTube'ist ehitamise videosi vaadata veel nagu mulle, siis tihti tehakse nende uksehingedega niimoodi, et freesitakse see plaat sinna puidu sisse niimoodi, et ta siit istuks nagu ilusti selle puiduga tasa siit poolt vaadates. Aga kuna mul on tegemist kuuri uksega, siis ma lihtsalt hoian selle aja kokku ja ma ei tee seda. Iseenesest oleks jumala äge nikerdamine, aga praegu mul lihtsalt veits kiire see valmis saada, nagu pimedaks läheb. Selleks, et see hingede asukoht nüüd siia ukse peale õigesti ära märkida, ma mõtlesin omal käigu pealt välja sellise süsteemi, et ma panin siia alla 2/12 vineerist väikest tükki. Ma tõstan selle ukse siia nende plaatide peale. See tagab mul alt piisava distantsi, et mul ei hakka see uks vastu terrassi käima, ka siis, kui puit veidi mängib. Ning seejärel ma saan need hingekohad sinna ukse peale kohe ära märkida, ma ei pea midagi mõõtma. Hinged küljes esimene katse. Tegelikult ei ole esimene katse. Ma mõtlesin, ma proovin enne ära, kui ma filmin, aga mul jäi siit ülevalt üks laud ette, ma ei saanud ust sisse pöörata. Nii et nüüd on esimene katse hingede peale tõsta. No elad ja õpid. Uks ei lähe rohkem kinni. Ja mis on siis põhjus? Need kruvid ma siin kasutasin. Need pead on liiga kõrged. Ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga need kruvipead ei tohi siit hinge pinnast üle ulatuda. Nii et ma pean ikkagi need pisikesed kruvid, mis siin kaasas olid, siia külge panema. Õmmeks läbimõõt on sama, nii et ma saan neid ilusti asendada. Nii, ma vahetasin need kruvid ära ja üllatus, uks läheb ilusti kinni. Väljas läheb ülikiiresti pimedaks, aga sellel on selles mõttes positiivne omadus ka, et Kristjana laserit on üli hästi näha ja ma saan lõpuks ometi esimest korda selle ehituse juures sirge kruvirea sellega, et ma panin oma laseri ja selle järgi panen need paika. Ma võtan selle ukse nüüd tänaseks eest ära, viin garaaži kuivama, siis ma saan ta homme ära värvida ja ette panna ja siis vist, kui see ülemine auk ka kinni saab, siis on kuur valmis. Siinkohal mu poolt tervitused perekond Ratastel Rasmusele, kes ütleb, et ma värvin täiesti valesti ja tal on õigus, sest tegelikult oleks pidanud selle ukse raami kõigepealt ära värvima, siis paneme laudise peale, siis värvime laudise ja võib-olla isegi laudise tegelikult enne pealepanekut ära värvima. Aga nagu ma eelmises videos ka ütlesin, siis mulle värvida üldse ei meeldi, ma lükkan seda alati võimalikult kaugele tulevikus, üritan hästi kiiresti ära teha ning teiseks, kuna tegemist on kuuriga ja ma olen küllalt kindel, et siin järgmise 2-3 aasta jooksul ma niikuinii lammutan selle ära ja ehitan kuidagi ümber, siis ma otsustasin, et ei ole mõtet liiga üle mõelda ja tehtud on parem kui täiuslik. Mul oli suur plaan ikka täna kõik valmis saada, aga esiteks läks pimedaks, see ei ole väga suur probleem, läks täiega sadama ka, nii et minust jääb täna nii. Sinna ülesse tuleb veel niisugune avatav luuk, ma hakkasingi praegu seda tegema. See tuleb siis põhimõtteliselt hakkab olema nii, eks, ja siis saab ta üles tõsta ja sinna rastakasti külge ma panen mingi konksu, kuhu saab ta haaki panna. Kohutav vihm, ma tulin kuuri sisse ära, panin uksega kinni. Igatahes, mul on hea meel, et te vaatasite. Loodan, et keegi sai jälle midagi kasulikku teada. Kui tekib mõni küsimus, tahate midagi arutada, siis kirjutage julgelt kommentaaridesse. Ja tänks, et te vaatate.
tellige kanal, pange like ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!